üleliigilised probleemid ja teemad, mida meie siin ilmselt ei suuda ära muuta. Ja eks me näeme ise, et see rahvastiku demograafiline situatsioon on suhteliselt keeruline, nii ka meil vallas siin. Sündivus on ju ikkagi kukkunud praegu 100 lapse pealt kuskile 60-70 peale ja see hakkab mõjutama kindlasti meie haridusasutusi, hakkame sealt lasteaiast koolist pihta. Ja ma usun, et Koeru piirkonna kõige üks aktuaalsemaid teemasid on kindlasti on see Koeru keskkooli püsimaja temad. Nii kaua ilmselt kui lapsi on, seal on tingimused on omavahel ju kokku lepitud, nii kaua kui lapsi jätkub, kindlasti me keskkonnaharidust jätkame. Milline saab olema nüüd ütleme, lasteaiakohti kindlasti jagub, sest lapsi jääb nagu füüsiliselt vähemaks. Aga hakkab nüüd tekkima probleem just selle seltkontingendiga, kes meil praegu täna siin on. Eakad elavad rohkem ja kas peab siis eaka elu kohe olema hooldekodu, kui ta ütleme nagu üksi enam hästi hakkama ei saa. Ma arvan, et seal on kindlasti vahepealseid variante. Meil enda jaoks, ütleme Isamaa ja Imavere piirkonna jaoks, ma saan ütelda, et meil on näide olemas kodutare tüüpi elamine. Ja selle valimistsüklil jooksis, ma arvan, paljudest nendel läbi, et alustame kodutare tüüpi pereelamute ehitamist, kus oleks siis eakatel, kes enam üksi hakkama ei saa või olid üksi jäänud seal 3-4 toolisse korterisse. Et siis on koht, kus kohal oma piirkonnas saaksid oma ikka vanade päevi elada. Sest mina ütlen, et füüsiliselt see tänaste hindade juures see hooldekodus olemine ikkagi käib meil ikkagi üle jõu ja tekitab suurt muret nii oma perele kui ütleme ka iseendale. Palun küsige. Ma ei usu, et kellelgi nüüd ei ole probleeme ja muresid. Selleks on meil see kokkusaamine tehtud, et on võimalus oma mured ja küsimusi siin esitada. Palun. Minul küsimus, keda teie esindate? EKRE. Isamaa kesk ja valimisliit, aitäh. Aga nüüd teile ütlesite, et tuulikud ei. Aga Imaveres on tuulik, mis te selle kohta ütlete? See on üks väike näite, muidugi, ma ütlen, et füüsiliselt ega sellisel kuul, kui ma nüüd ikkagi võtame vastutuse, mis omavalitsusest läbi käis, kui me alustasime 3 aastat tagasi arutelu, siis keegi ei tulnud selle peale, et kui käib jutt 10-15, sest Eestimaal on täna tervikuna 270 tuulikut, praegu täna juba püsti. Et füüsiliselt külvatakse Järvamaa üle, ehk juba see Järva vald üle 120 või 109. Ütleme üle 100 tuuliku ja tuuliku kõrgused selle hetkel, kui räägiti, olid 2 megavatised, täna on võimsused, räägitakse 6-7,5 megavatisest. Ja see võimsus tuleb ainult kõrgusarvult. Et füüsiliselt ja kui hakati neid paika panema, siis tegelikult nad ju lähevad kõik ju praegusel hetkel metsadesse ja rabadesse. Kogu see teenindus, kogu see asi ju lüüakse sellega sellise pulgaga nii segamini, et kui ta füüsiliselt oleks väiksem ja põllu peal, loomulikult see Imavere oma praegu seda efekti ei anna, aga sedasama ettevõtte praktiliselt saab oma elektri sealt selle pealt kätte. Ja otseselt vaevatada kedagi niimoodi häiritada sellise kõrguse peal on, kuigi tootja tahaks praegusel hetkel vähemalt 40 meetrit seda ülespool kõrgemaks saada. Praegu oli veel lihtsalt piir ees, ta ei saanudki kõrgemalt panna. Et tervikuna seukses suures mahus loomulikult me seisame selle eest, et nii palju neid asju ei tule. Aga ma ei välista, et väiksemas hulgas teatud kohtades peaks ikkagi ka neid alternatiivse tulema, sest ühtegi ehitamine on kallis, aga mingil hetkel, kui vaatame täna ju börsihindasid, siis ta ikkagi jookseb suvisel ajal, kui kõva tuul on päris normaalne, aga meie jaoks ütleb, kui energeetiliselt rääkida, siis on väga see stabiilne, et juhitavad võimsused, kus me neid saame. Sest täna on, ma arvan, et küllaldaselt on neid päikseparke,
juba. Otseselt see häiri, aga teistpidi on ta ju maapealne ikka rikkumine. Seda on igal hetkel võimalik ära koristada. Ja kui täna tuuligeneraator püsti pannakse, selle ümbrus seda ära ei korista, see füüsiliselt jääb sellise kuluga. Et see saab olema uue volikogu jaoks üks keerulisemaid teemasid. Praegu on see vaikelu olnud, eks arutelud hakkavad kindlasti tulema ja arendajad on praegu päris palju vahendeid ära kasutanud ja valitsuse poolt on ka lubatud palju, et see saab volikogu ikka väga raske teema, sest seal ilmselt ei ole pääsu, kohtuvaidlused on tulemas. Aga ma korraks küsiks vahele, et ma Sapasega rääkisin teenusejuhiga meil, siis tema ütles, et tema ei tea küll Isamaa nimekirjast mitte ühte inimest, et ütle mulle üks, kes nagu pooldaks neid tuulikuid. Et Jüri kõnest jäi nagu mulje, et võib-olla väikses mahus siin-seal nagu on ikka okei, saan ma õigesti aru. Ei no tervikuna ega siis lõppude lõpuks me peame arvestama, kuidas me ütleme selle elektrienergia, me tahame igapäevaselt kasutada. Kuidas me nüüd saame sellises mahus ja sellises hulgas kindlasti ei ole võimalik. Siin tuleb uuel riigil minna, aga kuidas see džinn tagasi sinna pudelisse topitakse, mis praegu välja lastud on. Seda ma hästi ette ei kuulu. Et selles mõttes lihtsalt kaitsta on praegu lihtsalt täielik ei. Aga et seni on ju, te olete seda edasi lükanud, et ma saatsin ka sinule augustikuu volikogu ees ettekande tegemiseks taotluse. Viimane kord saatsin Evele, et meil on vaja seda sisuliselt arutada, et räägime sellest, et mõlemad, nii opositsioon kui koalitsioon on ju oma pressiteates öelnud, et meie ei poolda, et nüüd siis see tundub ikkagi üsna nagu, miks peaks minema keeruliseks volikogus arutelu, kui kõik on vastu? Et sina oled praegu... Volikogu jaoks kindlasti raskeks, aga kuidas sellest tupikust välja tuleks, eks või kõrvalt on ju praegu näide, on ilmselt Põltsamaa valla puhul, ma ei tea, kuidas situatsioonid nad on, nemad selle eitama vastuse ära saatsid. Ja kuidas nüüd hakkab see kohtuveskid käima, ma ei kuhtu seda asja ette. Ehk siis kui riik väänaks nagu käsi ja arendajad ütleks, et me teeme teile trahvi, kui te ei pane, siis sa arvad, et siis me peaks panema? Siis saab valesti aru. Et olukord on selline, et omavalitsus ütleb, et me ei taha tuulikuid, siis arendajad kaebavad omavalitsuse kohtusse. Ehk siis see tähendab seda, et kui ka meil on üksmeel, et me ei taha seda tuulikuid, siis tõenäoliselt tähendab kümneid tuhandeid kohtukulusid, millega me peame lihtsalt arvestama. Kas see on kellegile vastuvõetamatu? Isegi kui oleks, ma ei tea, 50 000, 100 000? Et siis... See on lihtsalt asi, millega tuleb arvestada. 50 000 on ju see, mis selle ujuga projekteerimisse läheb praegu. Et siis, kas siis, kui arendajad ütleks, et me maksame te ujule kinni, siis te oleksite nõus tuulikutele? Ütleks, me ei kaeba teid kohtusse. Nojah, aga mõtlengi, et kas siis, kui öelda, et kui te ei pane tuulikuid, mis siis, et te ei taha, siis me teeme teile trahvi ja te jääte muust asjast ka ilma. Kui te panete, siis me võib-olla maksame teile selle ujule ehituse ka kinni. Võtan selle üle, muidu Eerik aperdab selle tuuliku teema ära, et Eerik räägib ainult ühel teemal. Ma räägin mitmetel teemal. Ma ütlen, vallas on miljon erinevat teemat, mida paralleelselt tuleb ajada. Aga ma tuletan meelde, et tuulikute eriplaneeringu algatasid kõik volinikud ühehäälselt. Isamaa, Keskerakond, Valimisliit, EKRE. Kõik algatasid selle planeeringu. Nüüd, kui on valimiste aeg, siis kõik tõmbavad tagasi, kes ei ole vastutavad, on lihtne öelda, et teie olete süüdi. Tegelikult mina tahan öelda seda, et kõikide õigused, ka ettevõtja õigus tegutseda meie vallas on olemas ja kõik lõpetamised peavad toimuma õigetel alustel ja eelistatult selliselt, et kui isegi asi läheb kohtusse, isegi kui vald teeb 100% õige otsus, ikka võib asi kohtusse minna, aga vald ei tohi kanda sellega kaasas hiljem kulusi põhjendamatult. Kõikide maksumaksja kulusid maksta lihtsalt tuimalt, et emotsiooni pealt ütleme ei, vaat see on vale. Ma olen nõus sellega, et see olukord muutus väga palju võrreldes sellega, kui see planeering algas ja see, kuhu see planeering jõudis. Mina olin ise üpris optimist, et me leiame oma vallas mõne asukoha, kuhu mõni tuulik sobib. Jah, mida me täna näeme, nad satuvad sügavale metsaalale ja need asukohad lihtsalt meie valla vaates ei ole olnud sobilikud. Aga toon näite Aidu, Põlevkivi, Vana-Karjääl. Ma ütlen, et see on õige koht neile. Vana tööstuspiirkond, mis on tegelikult juba ära rikutud, see on õige koht. Tootsi, ma arvan, et paremaid kohti ei ole lihtne leida. Olukord, kus see maastik on ära rikutud. Aga et minna ja võtta uusi maalasi, raiuda tühjaks ja sinna tuulikuid panna, ma arvan, et see on vale tee ja libe tee. Aga ma olen selles suhtes nõus, et täna
enamust volikogus ühel või teisel viisil ei tule sellele teemale ja palun usaldage vallavalitsust selle menetlemisel, et see protsess saaks õiguslikult ka õiges viisis läbi viidud ja tõesti, nagu ma ütlen, ei ole ainult tuulikud meie maailma suurim mure siin Järva vallas, vaid on palju muid väiksemaid suuremaid. Käsipuu ja kastmisvesi on olulisem. Ma aasta tagasi täpselt... Need on ka olulised, jah. No minu jaoks on see nagu öö ja päev, sest me võrdleme siin seda tuulikute arendust reaalselt küüditamisega. Ja põhjusega ja ma saatsin teile ettekanded, teadustööd, viited, et 10-15% inimestest kogeb tervisehäired sellest. Ja sellele on piisavalt teadustöid, et mitte öelda, et siin ei ole riski. Luba mul jääda siis viisakalt eriarvamusele, et sinu jaoks on see number 1 teema. Ma olen täna vallas töötanud palju aastaid ja ma ütlen, paralleelselt tuulikutega me peame tegelema kõikide suuremate, väiksemate, olulistema, vähem olulisemate teemadega. Et selles suhtes ma ütlen, et sa ei saa kanda, et kui sa tuled valla volikogusse kandideerid, nagu sa teed, sul ei saa olla ainult 1 teema, see, mis sul on tunne, et tegelikult tuleb tegeleda paralleelselt kõigega ja seista selle hea eest, et see lihtsalt, ma ütlen, et aga kui oma elukeskkonna ära rikkumine... Kes on rikkunud? Veel ei ole. Just nimelt. Ja ma ütlengi, see ongi vaja nagu munadega mehi. Kes ei ole suutnud ei öelda, see on pikka aja. Ei, nagu ma rõhutan veel, ei on lihtne öelda. Ei on lihtne öelda, panda volikogu otsust, sa ei pea isegi seda õiguslikult põhjendama, sa võidki ei ütelda. Aga mina ei võta seda, ütleme, lihtsakäelist suhtumist, et pärast kõik maksavad seda lihtsalt ei kohtus kinni. Et ma olen nõus asju lõpetama, kui õiguslikud alused on paigas. Aga kui inimesed on vastu ja õigusruum on tehtud nii keeruliseks... Räägime äkki jah. Ma ei tea, see on sinna ka tähelepanu, kes täna ikkagi kokku võtnud. Ma tahan küsimusele vaadata ja... Oma probleemist rääkima tuulikust. Keskerakond on siis nagu... arvab, et see on raske teema, mida käsitleda. Me lähtume nendest inimest, kes siin täna auditoorium on, et tuuliku teema võib eraldi püstitusena teha. Mul on hea tõuse püsti ja sul on küsimus praegu. Jah, aitäh, mina sain väga ammendava vastuse. Mina seda teemat enam ei tahaks puudutada siin ja vaielge omavahel seal pärast. Aga mul on üks teine teema, mis ka mind väga, käsipuu ma nüüd ütlesin, see ka siis kolmas teema. Kuidas oleks võimalik saada normaalselt Tartusse, Tallinna või ükskõik kus kohta. Ma olen nii vana inimene, ma mäletan, et Koer oli super koht. Siit sai absoluutselt